Algselt pidi Angerjamaim saabuma Prantsusmaalt Eestisse lennukiga juba tegelikult nädal varem, kuid erinevate sekelduste tõttu toodi kalavarud kohale mööda maismaad. Kui palju seda angeret siia siis nüüd tänasel päeval vette läheb? 408 kilo, mis on siis, mina mõõtsin siin keskmiseks kaaluks 0,26 grammi angerja kohta, mis siis tähendab, et umbes 1,5 miljonit isendit siis läheb järve. Kui palju sellest kalast siia järve jääb? Et teada ju on, et angerjal vist meeldib hirmsasti rännata. Umbes 50 tonni püütakse järvest välja ja selline lihtne arvutustehe ütleb, et see on umbes, kui keskmine kala kaal on umbes 500 grammi, siis me räägime umbes 100 000 isendist, kes siis aastas välja püütakse. Ja kui sa asustad järve siis 1 miljon isendit, siis ikkagi sellest päris arvestatav osa rändub ka välja. Võrtsjärve kalurite jaoks oli tegemist muidugi väga tähtsa päevaga, sest toob ju angerjas kaluritele suure osast leivalauale. No see on sündmus tegelikult Võrtsjärve kalulire, et ühtepidi asustamise poole pealt on sündmus ja sündmus, et meil lastakse edasi püüda. Ja need kalurid, kes ongi nagu kalurid suure tähega, kes ainult tegelevadki ainult püügiga ja kala väärindamisega, et nende jaoks on see väga tähtis tegelikult. Kui suure protsendi võib-olla Võrtsjärve kaluri jaoks angerjas toob nii-öelda toidulauale? No enamus, et see muu kala on kõik selline nagu kaaspüük. Koha on meil, talvel on võrgukala ja see aasta meil oli meil oli nagu päris hästi, aga angerjas on ikkagi põhiline, mis leiva lauale toob tegelikult. Viimased aastad on räägitud ka palju sellest, et peaks lõpetama angerja asustamise Võrtsjärve. Tegelikkuses on niimoodi nii, et meie omad lihtsalt tahavad esimesed olla ja teistele näidiseks 360 kilo angerja maimuga ei ole suurriikidel mitte mingisugust näidist ja kõigepealt peavad nad ikkagi Euroopas ise asjad korda tegema, et seal need ebaseaduslikud püügid ja müügid ära saavad. Euroopa Liidu mingisuguse määruse järgi soovitatakse eestlastel rohkem asustada, aga meie ametnikud lihtsalt ei taha sellega tegeleda ega kuuldagi võtta üldse, nii et. Mida see tähendaks, kui keegi ühel hetkel arvaks, et nüüd lõpetame siia Võrtsjärve angerja asustamise ära? No see tähendab seda, et mingi 7 aastat, 8 aastat saab veel selle seltskonnaga kala püüda, aga edasi järv enam välja ei kannata. Sellest looduslikku kala siin nii palju ei ole, et kõikidele kaluritele jätkuks. Tõepoolest ka Rahvusvahelise mereuurimisnõukogu soovitus on see, et angerjat ei tohiks püüda, ei tohiks asustada. Eks trend, mis me näeme ülejäänud Euroopas on see, et angerja püük järk-järgult väheneb. Aga samas neid riike, kes angerja püüki täielikult keelustanud oleks, neid ei ole kuigi palju, praegu umbes 3 riiki. Et seega see, et meil väikses mahus selline ajalooline püügisektor ta ongi selline, et sellises mahus on see okei, aga kindlasti ei tohiks seda mahtu suurendada. Keskkonnaametnike sõnul veel kindlaid otsuseid ei ole tehtud. Mis on praegu ülevaatamisel on, et Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis on angerja majandamiskava uuendamisel, mis peaks andma ka vastuseid nagu selle taasasustamise tulevikku ja vähemalt majanduslike ootuste osas. Samamoodi on üleval ühiskondlik debatt ja arutelu, et kas peaks angerja äkki ka Eestis viima kaitsestaatuse alla. Tegelikult tähendaks kutselise kalapüügi lõppu. See angerjas on ju eestlasel juba nagu rahvustoit, kas sellega ei ole midagi ei ole teha. Seakest inimest ma tahaks näha, kes ütleb, et angerjat ei taha. Sel aastal Võrtsjärve asustatavate angerjate väärtus oli koos transpordiga 108 000 eurot. 90% sellest summast tuli kalurite püügiõigustasust ja 10% riigilt.